ma teen oma sõpradele seda videot, et näidata, kuidas ma siin olen tomatit kasvatanud ja paprikat ja pipart ja kui siit ülevalt nüüd pihta hakata, et siin on mul nüüd ämbrite sees on kõrgele tõstetud rippuma nüüd, see on nüüd matu, see hakkab kohe siin õitsema ja siis on piprad ja siin üleval see läheb nüüd kordades kiiremini hakkab ta saaki andma ja ainult peab kastma nagu iga päev, et ja siin all on nüüd sedasi, et siin on nüüd see kast on mul varutaimed, sellised väiksemad, et hoian igaks juhuks alles. Seda ei maksa üldse vaadata, aga nüüd üldiselt on kõik on pandud kas kalakastidesse, milled on põhi alt ära võetud. See ka tunduvalt kiirendab kasvu ja hoiab nagu soojemas, et ta on väga palju aitab, ütleme see mitu nädalat annab hoogu juurde. Siin vahel on üks teine taim, see ei ole tomat. Teine võimalus on niimoodi auto rehvidesse panna, kui on, või siis moodul korstnaplokk. Kõik on väga head ja see tomat tahab need juured sinna alla sügavale hiljem ja hiljem hakkan kastma torude kaudu, ma lükkan torud maasse ja siis läheb see vesi läheb sinna alla ja siis ta otsib sealt alt seda vett ja saab ise ka sealt maa sees paremini seda vett kätte. Siin on nüüd mingi uba, see on see makaroon uba, mis on pikad kasvavad. Osad ma panen siia üles koos selle karbiga, jätan mõned taimed siia, enamus viin õue. Et niimoodi siis rehvi sees, siin on kaalikataimed, aga siis osad on siin see huki peal, need olid eelmine aasta ka. Need väga hästi siin annavad saaki, ütleme, et ta on suur see mulla kogus ja väga hästi. Siin oli kartul ise hakanud kasvama, külm võttis ära enamasti, aga nüüd ju saab asja. Nii, ja siin on, need on nüüd suvekõrvitsad ja siis mingid kapsad. Aga ma räägin praegu veel üle selle pärmi teema, et ütleme, et see pärmi teema on ka kiirendab seda kasvu tunduvalt, et ütleme, ikka nagu mitu nädalat annab seda hoogu juurde, et isegi rohkem. Ja see pärm annab siis vitamiine tegelikult taimedele ja siis moodustab seda niidistikku, et muld annaks neid toitaineid paremini edasi. Et seda ma olen ise näinud ja mul on see üks video on sellest talvel ka tehtud, et kui ma siin mulda ette valmistasin ja ütleme kõik need puulehed, mis siis sai panna, ütleme, see oli vähem kui 2 kuud tagasi, need on nüüd seal mulla sees nii ära kõdunenud, et mitte midagi ei ole alles, et see, ma arvan, see on sellest pärmist suht, et miks nad siis enne ei olnud seal õues hunnikus kõdunenud, et kui ma nad sealt võtsin, nad olid täiesti nagu lehed ja ma arvan, et see pärm on seda ikkagi aidanud. Aga see siin on nüüd pordulakk. See on väga hea taim, ütleme,
tasub kindlasti kasvatada, et seda ma sain Soome sõprade käest kuulda, et see on nii ja see on nagu külmakindel, suht külmakindel võiks öelda, et talvel ka nad seal Soomes seda kasvatasid ja siis võtsid. Ja siia on pandud, see on ja seal vahel on see, ma ei tea, öelda, aga ka sihuke kibe salatitaim ja siin on kapsad. Need on nüüd, need on need punased kapsad. Nii, et hetkel nagu on sedasi, et tingimata panna siis mingisse kasti, ütleme, et ta ei oleks liiga vastu maad see tomat ja see võib ka siukse kummi sisse panna. Vot sedapidi.